Tere! Mina olen Reimo ja see on minu 86. aasta Volvo 740 projektiauto. Kuna ma tegelikult ei ole mitte midagi läbi mõelnud, mida ma peaksin rääkima või millest ma peaksin rääkima, siis see video on natukene hektiline ja nii ongi. Miks ma seda videot teen? Sest ma tahan. Kellele ma seda videot teen? Endale. Aga samas, mulle meeldib sellest paarsast rääkida. Selle auto ostsin ma endale 2024 detsember, täpselt enne automaksu, siis ma mõtlesin, et minu elust on puudu üks peavalu. Ta tuli Marketplace'i müüki, ta oli juba päris mõnda aega seal olnud, maksis 2500 €. Kere on nagu väga hea seisukorras, sisu mitte nii väga heas seisukorras. Aga siuke, et nokitsemist on, pole hullu. Väga palju on custom lahendusi, nendeni ka jõuame. Pakkisin endal sõbra peale, sõitsime Pärnusse, tegin ühe proovisõidu, kott pimedas, tundus, et toimib. Ja siis sõitsin tagasi Tallinnasse. Ise olin väga rahul endaga. Originaalis tuli see auto B230A mootoriga, millel oli M47 viiekäiguline käigukast, kuid mul olid suured ambitsioonid ja 2 nädalat peale selle auto ostmist ostsin ma endale Volvo S60 2001 aasta oma T5 mootoriga, mis on nüüd ka siin. Miks ma nii tegin? Sest ma olen rumal, aga samas ambitsioonikas. Kuna kui ma auto ostsin, siis seal auto sees oli ainult juhiste ja mingid ebamäärased istmed veel, mis ei olnud kinni polditud, kruvitud, neiditud, joodetud, siis algne plaan oli see, et paneme istmed sisse, vahetame õlid, filtrid, ühesõnaga, et saaks autole ülevaatuse peale, kindlustaks ära, puraks ringi ja senikaua koguks raha ja koguks juppe ja mõtteid ja inspiratsiooni, et siis see ka siia vahele jõuaks mingil hetkel. Aga siis ma avastasin, et need istmed ei sobi siia, sest need olid facelifti omad, see on pre-facelift. Sellele autole istmete liinmine oli nii suur peavalu, et kui ma uurisin Volvo foorumitest ja gruppidest ja spetsialistidelt, siis mulle teatati, et palju õnne, võta järjekorra number, sa oled vähemalt 5. inimene, kes endale istmed otsib autosse. Nii palju, kui ma auto kohta tean, siis auto üleilmine omanik, kes on siis vastutav selle värvi ja kõikide muude huvitavate lahenduste eest, milleni ma ka kohe jõuan, oli elukutseline automaaler. Seda on näha, et talle see auto on väga meeldinud, ta on väga palju vaeva sellega näinud, aga mida rohkem ma olen siin nagu laiali võtnud ja avastanud siis neid asju, mida mulle jäeti avastada, siis seda rohkem küsimärke mul pähe tekib. Nagu näiteks, kui me paneme selle pagasniku kinni, Volga. Ta on väga palju vaeva näinud, et siia see Volga embleem tekitada, mis ka nagu toimiks. Okei, lukk ei toimi veel, aga see on sild, mille me ületame, kui me selleni jõuame. Mis on lahe, on custom tagatiib. Siin on custom seelik ka. Need on siit. Küll on siin pragu, aga see on pahtliga ära täidetud, et see ühineks sellega. Nüüd see oleks nagu üks joon, sest originaalis siit on nagu siuke väike nagu trepiaste. Siit on küll ülekehvasti näha, sellepärast, et mul ei ole professionaalset videovalgustust võtta hetkel, aga kõik uksepolstrid, see on kõik custom. See on plastikust originaalis. Ta on plekist väänanud selle siia. Ja see on kõik nahk. Ja see kõik on nagu, seda peab veel natukene mudima, aga pole hullu. See näeb asjalik välja. Ja nagu ta on isegi selle sisemise piilari ära värvinud, kerevärvi. Et vaeva on nähtud. Ja see, et siin on Volvo embleem, nagu see on ka üks asi, mida mitte kellelgi teisel ei ole. Ta on siia ise teinud katuseluugi ka, mis on manuaalne, mis on isegi hea minu arust, sellepärast, et üks elektriline asi vähem, mis võiks katki minna. Aga nagu näha, siis
ega siin sisemuses väga palju midagi alles ei ole. Toolid on sees. Need on küll lahti, aga toolid sain ma niimoodi, et ma võitsin osta.ee-st oksjoni 88. aasta Volvo 740 või on see 760, ma ei tea. Ühesõnaga, selle auto ma ostsin endale varujuppideks ja sealt autost ma sain endale istmed ja mingid muud sisedetailid. Need autod üks põhiprobleeme on nende habras plastik. Siis ma võtsin selle armatuuri ka välja, et see korda teha, sellepärast, et no kui ma juba siin olen ja see on olnud terve selle autoehituse juures konstantne trend olnud. Tegelikult ma tunnen, et ma olen sellega natukene üle piiri läinud ja see kogu projekt on natukene üle pea kasvanud, aga pole hullu. Ega muud moodi inimene ei õpigi ju. Ma olen käinud Soomes 2 korda. Esimene kord, kui ma Soome sõitsin, siis ma tõin sealt endale käigukasti kuskilt 500 kilomeetrit Helsingist või oli mõlemad otsad kokku 500 kilomeetrit. Vahet ei ole. Sest seal kuskil metsa sees keevitab oma töökojas BEM-i kastidele Volvo kodasid külge, ehk siis M90 white block käigukasti koda on keevitatud külge BEM-i, ma ei mäleta, mis see nüüd oli, ühesõnaga 6-käiguline kast. Ja siis ma tõin endale turbo, sellepärast, et sest väljalaske-kolle, mille ma ostsin, selle flants ei toeta mu vana turbot, ma ei jaksa mingi mega custom lahenduse eest ennast ogaraks maksta, nii et siis ma ostsin endale Holseti turbo. Hetkene lootus või nagu soov oleks auto suveks toimima saada. Mis mul sellest õnnest puudu on? Mul on vaja kütusesüsteem ära lahendada, siis on vaja radikas siia aretada, intercooler, kõik see torustik, ma pean hakkama juhtmistikuga tegelema. Ajuks on mul Maxeku Street. Ühesõnaga, see on siis minu väikene sükene nurgakene, kus ma enda asju olen kogunud ja hoiustanud. Ma ei jaksa seda näidata, aga uskuge mind, seal nurgas on siis see käigukast. Siin nurgas on veel ilgelt palju mingid varuosi ja plastikuid ja mingid muid asju. Siin on istmed, mis kunagi ideaalis võiksid autosse jõuda, mingid muud varuosad, salongidetailid, mille ma võtsin juba aasta aega tagasi välja. Selles kastis on hästi palju uusi asju, asjad, mis on nagu selle swapi teostamiseks vajalikud. Aitäh MKM Motorsports, ma ei tea, kuidas seda tegelikult hääldada. Ühesõnaga, rootslased Rootsis toodavad mingeid asju, et sükene swap hästi lihtsaks teha. Siis mul on väljad. Need on OZ Racing VK-d, vist oli niimoodi. Need on 3-osalised, 16 tolli ja 8 tolli laiad. Siin sees on turbo. See on siis Holseti HX35. Mis mul veel puudu on? Mul on puudu palju asju. Ja tegelikult ma olen suht väsinud sellest. Ma tahaks selle valmis saada. Ma tahaks sellega sõita. Ja ma tahaks, et nagu need asjad, mis ma endale siia to-do-list olen pannud, et need siis nagu lõpuks väheneksid. Aga see ei tundu hetkel reaalne, sellepärast, et ma ei ole eluaega autodega tegelenud. Ma olen eluaega autodest huvitunud olnud. Õnneks ma olen ümbritsenud ennast hästi tarkade ja andekate ja tublid inimestega, kes mind aitavad. Eelkõige aitäh Taivo ja aitäh Kalmer, aitäh Sebastian, Oliver, keegi kindlasti veel. Autol on hüüdnimi ka, Paevere, sest Pae ja nagu too. Ühesõnaga, kuidas edasi? Eks ma vaikselt nokitsen. Kui sa tahad kuidagi toetada või kaasa elada, siis ma olen tegelenud autode ja inimeste pildistamisega vähemalt 7-8 aastat. Sa võid mulle näiteks Instagramis kirjutada, lepime kokku mingi aja või mingi koha, et mis su nägemus on, kui sa tahad pilte, see on ka igati fine. Ma proovin nagu mitut hobi korraga nagu põimida. Kas ma teen veel videoid sellest autost? Ühesõnaga, aitäh, et vaatasite. Aitäh kaasa elamast. Et oma Instagramis ma jagan jooksvalt storyde näol, mis ma teen selle autoga veel või kus maal ma olen endaga. Võib-olla kunagi teen parema video, aga praegu peab sellega leppima.
siis ma lihtsalt mõtlesin, et see oleks lahe asi, mida teha. Vahel peab asju tegema ka poolkõvalt või niimoodi, et sa ei anna enda 100%, sest 50% millestki on parem kui 100% mitte millestki. Aprillikuine motivatsioonikõne, võta lihtsalt kätte ja tee midagi uut või huvitavat või mingit asju, mida sa oled kaua edasi lükanud. Ma proovin ka. Aitäh, et vaatasite. Võib-olla järgmiste kordadeni, ei tea, ei luba midagi. Fuck raisk. Ma ei ole isegi kindel, et ma igast kõik asjad sain ära räägitud. On mis on.